Nüüd koguvad Iisraeli poliitilised kampaaniad hoogu. Parteid koostavad oma nimekirju, tekivad uued parteid või liituvad olemasolevad, lootes ületada valimiskünnist. Just see uuemad parteid juhivad Gilad Erdan ja Yedot Steen, mõlemad endised kõrgetasemelised Likudi partei ministrid, kelle ühispartei loosungiks on tõeline parempoolsus, tõeline ajateenistus. See saab tõenäoliselt olema kõige vaieldavam küsimus. Riigiteenistus kõigile või vähemalt miljonitele ultraortodoksetele juutidele, kes selle ja varasemate valitsuste ajal on ainult süvendanud oma ulatusliku sotsiaalhoolekande ja riigiteenistusest kõrvalehoidmise süsteemi. Aga et viimaste arengutega kursis olla, on meil stuudios Mark. Mis toimub? See on meie vaatajatele kindlasti tuttav. Vaata, täna on taas dramaatiline juhtum. Ultraortodoksed tulevad massiliselt tänavatele, blokeerivad teid, blokeerivad maanteid. See pole muidugi uus, aga mis oli täna see ajend, mis pani nad taas tänavatele tulema? Jah, kiire ülevaade. Nad blokeerisid maanteed number 4 ja viimase poole tunni jooksul lahkusid nad sealt. See algas põhimõtteliselt tipptunni ajal ja lõppes peaaegu praegu. See on muidugi väga muret tekitav. Aga see algas siis, kui üks ajateenistusest kõrvalehoidja, Busche Steiner, läks politseijaoskonda. Ja me tegelikult ootasime teda politsei juures väljas. Ja nad võtsid ta kinni, sest ta on ajateenistusest kõrvalehoidja. Ja põhimõtteliselt praegu Haredid, eriti Jeruusalemma fraktsioon, Hapeli Joshami, mida peetakse äärmuslikumaks. Nad ütlevad, et see ongi tegelikult see, milles me leppisime kokku Haleviga, politseikomissariga. Sest nad põhimõtteliselt ütlesid, et ei saa takistada meil minna politseijaoskonda, et esitada mingi avaldus. See oli nende kokkulepe. Aga mida politsei praegu ütleb, on see, et see mees, Moshe Steiner, ei läinud politseijaoskonda vabatahtlikult. Ta kutsuti sinna, sest ta on kuriteos kahtlustatav. Ja kuna ta oli kuriteos kahtlustatav, sellel pole mingit pistmist meie kokkuleppega. Seetõttu ta arreteeriti. Nii oligi. Vaata, see uusvarp. Nära on nüüd Edelsleidis viimane loomulik avalikustamine ühtsusloosung, mis hõlmab tegelikku ajateenistust. On oluline meie vaatajad meelde tuletada, et Yair Lapid tuli parlamenti sarnase loosungiga. Küll ilma parempoolse aspektita, kuid rääkides teenistuse kvaliteedist juba 2013. aastal. See teema ikka veel 13 aastat hiljem. Ei olevat see, mis võib valimistel saada otsustavaks küsimuseks. Jah, see on kindlasti valimiste otsustav küsimus ja see pole muidugi ainult 13 aastat, vaid aastakümneid tagasi, kuid väga huvitav on see, mis praegu toimub selles uues paremtsentristlik erakondade leeris. See pole ainult Gilad Erdan. Me võime siin arvestada ka Gantzi, kindlasti võime arvestada ka Yair Lapidi ja Tzipi Livni. Ja mida me praegu näeme on see, et kõik nad üritavad tõestada oma küsitlustulemuste kaudu, kuid tegelikult ei ületa neist keegi valimiskünnist, et 4 kohaga parlamenti pääseda. Aga nad kindlasti üritavad oma küsitlustulemusi parandada. Seega vähem kui kuu aja pärast pannakse ametlikud valimisnimekirjad lukku. Ja siis mingil hetkel nad ühinevad. See partei võib tegelikult palju muuta, sest põhimõtteliselt nad ütlevad, me ei taha Haredime, me ei taha Araabia parteisid ja samuti me ei taha, et äärmus parempoolsed ja äärmus vasakpoolsed sunniksid kokku ühtsusvalitsust. See on nende unistus muidugi. Kas see ka juhtub või mitte, selles me pole veel kindlad.